Tere, hää Kaaja ja kuuleja. Minä, piltimestari siin, oma sõbrapoisiga. See on hää rahulik sõbrapoiss, ta on minul sekään, et ma võisin kõrval olla küll. Aga ega ma niisama ei istu, et ma eks tal võro keele nädäli jaost kõnele teile üte hää loo, mis sellel aastal juhtusid. Tuo nimelt oli kuskil vast augustikuu, igal juhul lämmi aeg oli. Ja tuleb siia mul üks kuskil vast nii 60-ndatel aastatel meesterahvas ja siis ütleb, et noh, on sul väga kippäeva. Kohta kippäeva, näed, tarre tühi, kedagi ei ole. Oh, väga hää, ma tiiga ei saigu parajasti, et kõneleme siis veits. Noh, kõneleme siis maast ja ilmast ja nii ja naa, millega mina tegele ja millega tema tegeles ja siis kõnelema tällega tolle jõuluvana loo ära, mida hää kuuleja juba on kuulnud, et ma siin uuesti kõnelema ei hakka. Tuo valge habenaga lugu. Ja siis ütles, oota, mul on ka sulle üks habena lugu kõnelda, mis minuga juhtusid. Ma ütlen, noh, kõnele, olgu siis hää meelega kuulle. Noh, nakkas ta siis kõnelema. Et tuo oli umbes vast just paar kuud tagasi, igal juhul lämmi aeg oli. Vast mai lõpp või juunikuu, noh, täpselt mäleta. Ja läksin ma siis Tartule arstimana. Aga ma saisin maru varra kohale, mulle pea 3 tunni aigu. Mõtled, et mis asja ma teen nii kaua. Noh, häkkene küll aigom, tassa kõitsi jalutta siis. Naka siis sätnud ja suuta ristmika pealt üle ja tassa kõitsi jalutta üles Riiamäe poole ja. Aga tollel ajal oli mul suur hapen. No, näedes, et umbes nii suur hapen. Keskelt must ja veerte pealt läks pehmelt hallist üle. Et päris kene oli ta nii. Ja ma ütelgi, et ma hoisin teda päris hoise hulga aigu. Aga kuuma ilmaga maru jama vasti. Kõik nakkas sükelema egalt poolt higitsest. Maha tuleb ta sunnika ajada, ei taha enam. Aga noh, äkkene küll. Tämpäs jõva, et hommen aja maha. Noh, on päälegi. Nii, lähema siis. Ma proovin niimoodi seletada, nii kui ta kõnel. Lähema siis sinna Riiamäele minema, tassa võtsi kae siia ja sinna ja kae uhked autosid ja kae vanno parsasid ja nii tassa võtsi aigu olla ja tuleb mulle kõrval üks meesterahvas. Lää tassa võtsi lää ja nii jalutta ja siis küsis mu käest. Noh, kus me siis jalutame? Ma ütlen, et noh, mis ma jalutan, mul aigu laialt, et pea 3 tunni arsti vastuvõtuni aigu, et mis ma täis muud tee, kui jaluta ja kae liina. Siis äkkene küll, midagi ta seal siis kõnele, noh, vetikene ja siis eks kaes mul habenat. Lähme tea siis jälle kaes mul habenat. Ja siis ütles ka, kuule, müü see habe mulle ära. Ma ütlen, mis mõtlen, müü ära. No jah, võtame siit, teeme siit tee nurga pealt või väikse kõrvalpõike, käime Vanemuises. Meil oleks täpselt sellist habet vaja. Siis ma sai väga imeliku mõtte, et mis asja, mis tule habenaga teete? Oi, väga palju on teha, teate, meil on ühele näitlejale hädasti just täpselt sellist habet vaja saada. Ei noh, siis on küll maru hää lugu. Ma just mõtli, et ma taha ta ummel maha ajada, et ikämine tüütu. Oi, siis lähme kohe. Lätsime siis ruttu sinna Vanemuise. Mõtli, et nüüd ongi väiga tema hääd. Et 3 tunni aigu peaaegu, et ma saa aigu ka parajast teda. No lähme siis sinna kohale kõik ja sinna Krimmi tubava, kus ta tule ütlema, ma ei mäletagi täpselt. Mingi tareda olla. Ja siis pandi lava peal ütleme entsegi joonisse. Ja ma ka, et mis asja. Siin habene pilt on peal joonistatud. Ja siis nii. Ja siis ütel mulle, teie istuge siia tooli. Noh, äkki küll. Siis näitsik tuli ka sinna ja siis nakkas mul habene siit siledast, kõik sirgast. Nii et triibub kõik välja tulla ilusti. Ja siis nakkas üte jupikese. Ja ka koos ta pand. Aha, tema pand sinna
papri peale. Nii, järgmine jupikene, jällegi pannud papri peale. Järgmine jupikene, pannud papri peale. Ja siis, kui kõik ära sai, ja siis ütles mulle, et Kae, vaadake, siin on see habe, mida meil vaja oli ja teie habe on täpselt see suurus. Ja siis ma Kai, et on jah särne suurus. Mõtled, Kae on mõttagi. Ja siis me oleme teile ülimalt tänulikud. Te saate kenasti tasustatud sellest. Mida tasustada? No, mulle tasustada midagi. Ma mõtlen, et kui te oleks minu homme või ülehomme kätte saanud, ei oleks mul siin midagi olnud enam. Ma tahin ta just tämba maha aia. Oi, siis meil küll täiega vedas. Ma mõtlin ka, et üks vidasi, et ega mul teile vaja ei ole. Ja siis aga ajaga mul ta pere ka siis puhtasti, et mul lõup täitsa puhast oleks, siis mul hää olla. Oi, loomulikult, ikka loomulikult, ega poolikut töödi. Panti siis tooli ja tõmmati kõik puhtast, nii et ma tõmpisin üle, et ossa, mul ei ole lõug niisile kunagi olnudki, kui nüüd sai. Oi, tuu sai hää töö. Ja saisin mina sealt minema ja kõnelime veel ütleks tasast ja Kaigi, et oih, mul on väga paras haig nakata tassa kõitsi. Arsti ma olen minema. Too sammunegi meesterahvas küsis, ta on nii õnnelik, et oi, me saime nüüd super hea habeme. Ja siis ütles, et kuhu te minek on? Mis ta Maarja, ma ise polikliiniku. Ei, lähe te kuskile. Lähme, ma viin teid ise kohale. Mul on veel kõvasti üle poole tunni aega. Ma viin teid kohale ja kõik. Olgu nii. Äkene küll ma lätsin siis sinna auto peale ja veidamu sinna kohale ja siis küsisi kontonumbri, laste nime ja lubati mulle siis ka veel massa. Noh, äkene kui ma ütlen, raha tuud, mis ma haben, aga ma olen järä ja ma sai tas vallal mul hää veelgi. Ja siis sai siis Astimaal ära ja mõtle, et kagu hästi. Mina sai oma vaevast vallale, ma sai lõva puhtast, tead kui hää oli olla. Ja nimest sai oma habena. Ja pärast oli veel päris kene summakene sinna konto peale, kui oli kanneta. Vaat siis, särne lugu elust võetud sellest aastast, siis kui on veel lämmi ja ilus suvine aeg. Aga järgmise kõrrani. Hüva.